Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 30 märts kuni 5. aprill. Olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel selleks nädalaks teile öelda on. No teil tuleb valida. Ma näen siin päris 2 valikute kaarti kohe üsna alguses. Ma näen siin mõõkade 2, mis ütleb seda, et ei saa üldse edasi liikuda, kui te pole valikut teinud. Ja ma näen siin ka seda armastajate kaarti, mis tegelikult tähendab ka valikut. Ja keskel on julguse kaart. Keskel on jõud, julgus. Et selleks, et valikuid teha, ongi teil julgust vaja. Ilmselt on teil mingisugune valik tegemata jäänud pikemat aega, mida te nüüd enam edasi lükata ei saa. Ja selleks, et te saaksite seda valiku teha, tuleb teil see julgus kokku võtta. Teil tuleb ennast kokku võtta, et see valik lihtsalt ära teha. Et see mõõkade 2 on selge sõnumiga, te ei saa edasi liikuda, kui te valikut ei ole teinud, siis te istute ja tammutegi nagu kanatakus, ei saa edasi, ei saa tagasi. Julguse kaart sellel on ka sõnum selge, võtke oma julgus kokku ja tehke valik ära. Armastajate kaart on ka valida. Selle kaardi enda peal on siin mees, kellel on 2 naist. Üks on taevas ja teine on maa peal. Ja ta ei suuda nende naiste vahel valida. Aga see võib olla ka ükskõik mis, mingi unistus, mida te mõtlete, aga mugavustsoonis istuda siin maa peal nii, nagu te praegu olete, on mugav küll, ma tean seda. Mugavustsoonis ongi parem olla ja siis milleks ma valikut teen? Ma istun oma mugavustsoonis ja olen seal, kuigi tegelikult tuleb valida. Kas jääda oma mugavustsooni istuma, võtta julgus kokku ja riskida ja tulla välja oma kookonist ja hakata elama lõpuks. Kaua te istute seal oma mugavustsoonis ja vaatate elu kõrvalt. Elu läheb mööda, aga teie ei võta sellest osa, sest teil on mugavam niimoodi istuda ja pealt vaadata. Mul on hea sõnum teile. Päike on välja tulnud sellel nädalal lugemisse teile. Päike valgustab ära selle teie tee. Päike annab teile seda energiat, ta annab teile selle tõuke, seda valikut teha ja ta valgustab ka seda teed. Ta valgustab ära kõik pimedad nurgad, ta valgustab ära teie tee pimedad nurgad, ta valgustab ära teie hinge pimedad nurgad. Kui päike tuleb välja, siis elu on imeline. Vaat siis ongi lihtsam valikuid teha, kui tee on valge, te teate ja näete kõike. Et tehke ära oma valik selle päikese valgusega. Siin alumises reas näen ma müntide 7. Müntide 7 on selline kaart, mis räägib sellest, et te olete kõik teinud. Nüüd on saagi ootamise aeg. Te olete külvanud, kastnud, olete väetanud, olete hooldanud oma, mida iganes te olete sinna külvanud ja nüüd te lihtsalt ootate, millal see saaki kandma hakkab. Aga ma näen siin kõrval ka poodukaarti. Ja poodukaart on selline, kus poodukaart paneb inimese asjadele vaatama teise vaatenurga alt. Et kui teil nädala alguse kaardid rääkisid valikutest ja te ei suutnud valida, siis poodukaart annab teile selle tõuke just seda, et te hakkate nägema seda, mida teil on vaja valida, hakkate nägema teise nurga alt. Et see poodu ongi selline pea alaspidi, te hakkate seda nägema teise nurga alt. Ja siis on ka võib-olla lihtsam seda valikut teha. Päike valgustab, see on tore. Vaadates asjadel natuke teise nurga alt, see on ka väga super. Et siis ongi ta ongi teise nurga alt vaadatuna võib-olla selgem teie jaoks. Et seda julgust ka lihtsam kokku võtta, et sellest mugavustsoonist välja astuda. Ja viimane kaart on siin selline mineviku ja lapsepõlves, ma ütleksin nagu mineviku radadel uitamine. Kas see on nagu päris selline, et te lähetegi kellelegi külla lapsepõlvest, nooruspõlvest, kusagile, võib-olla sõidate välja, võib-olla kohtute mõne sellise tuttavaga, teie lapsepõlve sõbraga või kellegagi. Selline tore, minu meelest on see selline natukene mineviku radadel uitamine, oma lapsepõlve meenutamine, ongi kas kohtumine mõne vana sõbraga, minna sinna kusagile, kus te kunagi lapsena mängisite või
võib-olla koolis käisite või võib-olla tulevad mingid sellised kohtumised teil siin nädala lõpus kellegagi või millegagi, et külastate mõnda kohta. Ühesõnaga midagi sellist, mis viib teid sinna mälestuste maale, ma ütleksin. See on nagu mälestuste maa. Miski või keegi, kes viib teid nädala lõpu poole mälestuste maale. Et no igal juhul valik tuleb teil teha. Enam ei saa te seda edasi lükata. Päike valgustab teie teed ja näetegi seda teist vaatenurka ja nii on kindlasti kergem ka seda valikut teha ja oodake siis seda saaki, küll see ka tuleb. Kui te olete kõik enda poolt teinud, mis te teha olete saanud, siis ei olegi teil muud teha, kui oodata. Et oodake siis rahulikult ja minge ja kõndige oma mineviku nostalgilistel teedel ja meenutage häid aegu. Sellel nädalal võib-olla ongi selleks hea aeg. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.